21. sajand on toonud kaasa mõned kõige kõitvamad ja rahutuks tegevamad mõistatused, mida on võimendanud digitaalne suhtlus, mis on paljastanud sama palju kui varjanud. Juhtumid püsivad, sest iga jälg, mis peaks tooma selgust, tekitab hoopis rohkem küsimusi. Number 20. 2001. aastal haaras Ameerika Ühendriike kummaline mõistatus, mis muutus veelgi veidramaks, kui uurijad avastasid üha uusi fakte. See algas väidetavate Iisraeli kunstitudengite grupiga, kes ilmusid juhuslikult 40 Ameerika Ühendriikide linna ja hakkasid suunduma erinevatesse valitsusasutustesse. Väidetavalt ilmusid nad peamiselt DEA kontoritesse, teeseldes, et müüvad kunsti valitsusametnikele. Nad külastasid ka kõhedust tekitavalt mitmete DEA ametnike ja teiste ametnike kodusid. Mõnel juhul külastasid väidetavad kunstiõpilased kohti, mis polnud isegi avalikult teada, sealhulgas piirkondi, millel polnud ametlikku aadressi, näiteks DEA kontoreid, mida polnud avalikult sellistena tuvastatud. Kunstimüüjad jätkasid tegevust 2001. aasta esimese 6 kuu jooksul. 3 kuu möödudes märkas riikliku vastuluurebüroo mustrit ning märtsis andis büroo välja hoiatuse, et on täheldatud nii mehi kui ka naisi, kes üritavad turvakontrollist mööda pääseda ja siseneda föderaalhoonetesse. Nendes gruppides olnud naiste kohta teatati, et nad olid kohtumistel riigitöötajatega flirtivad. Selle aja jooksul arreteeriti 2 neist salapärastest inimestest väidetava loata sisenemise eest. Neil leiti võltsitud rohelised kaardid ja viisad. Mitut teist tabati korduvalt üritamas hoonetesse siseneda läbi parklate ja tagauksete. Ühel juhul leiti üks neist isikutest Uuro Kabeli föderaalhoone koridorides ringi kõndimas ning tal oli kaasas korruseplaan. DEA, ATF, õhujõud, FBI, salateenistus ja USA marsaliteenistus dokumenteerisid 6 kuu jooksul kuni 130 juhtumit. Muster viitas sellele, et luureagentuurid olid organiseeritud luuretegevuse sihtmärgiks, kuid milleks ja kelle jaoks, seda ei tea keegi. Number 19. 39-aastane John Hua Vu töötas Boston Genome Therapeutics Corporationis Walthamis, Massachusettsis. Siin töötas John Hua vanem teadlasena, uurides molekulaarbioloogiat ja funktsionaalset genoomikat. 22. juulil 2002 helistas John Hua tööle ja teatas, et on haige, kuid ei öelnud, millist haigust oli saanud. Päevad möödusid ilma, et keegi oleks temast midagi kuulnud ja mure töökaaslaste seas kasvas. 26. juulil võtsid nad ühendust kohaliku politseiga ja palusid kontrollida, kas temaga on kõik korras. Politsei suundus korterisse ja leidis tema sõidukikompleksi parklast. Kui nad aga sisse läksid, ei leidnud nad meest kusagilt. 2002. aasta 6. augustil esitas Waltoni politseijaoskond kadunud isiku kohta avalduse ja selleks ajaks polnud John Huast juba 2 nädalat midagi kuulda ega nähtud. Tema kadumisega seotud asjaolud on endiselt ebaselged. Sellest ajast alates pole teda nähtud ning ametivõimudele pole laekunud ühtegi vihjet, mis aitaks neid õigele jäljele. Tema juhtum on klassifitseeritud kadunuks ja see on tänaseni lahendamata. Kadunud mees on kirjeldatud kui Aasia päritolu mees, kellel on mustad juuksed ja pruunid silmad. Ta on 168 sentimeetrit pikk ja kaalub 46 kilogramm. Pole teada, mida ta kadumise ajal kandis, kuid teabe võib edastada Waltoni politseiosakonnale numbril 781 314 3600 number 18. 1977 aastal tuvastati kõige tuntum salapärane raadiosignaal kosmosest. Kuid 2003 aastal jäi see sarnase, ent sama salapärase avastuse varju, mille tegi SETI. Selle aasta veebruaris suunasid astronoomid, kes osalesid maavälise intelligentsuse otsingutes, Arecibo raadioteleskoobi jaama Puerto Ricos umbes 200 taevapiirkonna poole. See sama teleskoop oli vastutav mitmete kummaliste ja seletamatute raadiosignaalide avastamise eest. Nüüd püüdsid nad samu signaale uuesti tuvastada, et neid põhjalikumalt uurida, kuid andmete analüüsimise lõpuks avastasid nad, et kõik signaalid olid juba kadunud. Kõik peale ühe. SHG B01+14A oli ainus alles jäänud signaal ja kummalisel kombel muutus see järjest tugevamaks. Sama tuvastust on nüüd nähtud mitmel erineval korral, kuid see jääb endiselt ahvatlevaks mõistatuseks. Asjatundjad usuvad, et selle võis tekitada tundmatu astronoomiline nähtus või isegi teleskoobi enda häire.
Kuid signaal püsib sagedusel 1420 MHz, mis on üks peamisi vesiniku sagedusi, kõige tavalisem element, mis kiirgab ja neelab energiat. Astronomid ütlevad, et signaal tuleb alalt kalade ja jäära tähtkujude vahel, kus 1000 valgusaasta raadiuses ei ole teadaolevaid planeedisüsteeme. Asjatundjad ei ole kindlad, mida sellest kummalisest signaalist arvata, kuna sellel on tundmatu allika, tundmatu signatuur, mis ei ühti ühegi teadaoleva astronoomilise objektiga. Mõned astronoomid väidavad, et kui maavälised olendid püüaksid oma olemasolust märku anda, teeksid nad seda tõenäoliselt just sellel sagedusel. Number 17. Guy Kiefer töötas Prantsuse finantslehes aastatel 1984 kuni 2002 ning pärast seda suundus ta Lääne-Aafrikasse, kus ta töötas järgmised 2 aastat. Seal olles kirjutas ta Aafrika valitsuste poliitilisest korruptsioonist ning sai ka rahutuste tekitaja maine, kes oli konflikte põhjustanud 3 kontinendil. 2004 aasta aprillis, kui ta viibis Elevandi luurannikul, uuris ajakirjanik tundlikku teemat, mis oleks teda kahtlemata veelgi suuremasse konflikti viinud. Ta kirjutas ebastabiilsest segust, kuhu kuulusid kakaokasumid, poliitika ja tulirelvad. See oli kujunemas looks, millesse oli segatud Elevandi luuranniku valitsus, mis viis väidetavate ähvardusteni ning pani Kai oma turvalisuse pärast muretsema. Sõprade ja perekonna sõnul väljendas 54-aastane mees oma muret, väites, et teda ähvardatakse loo pärast, mida ta kajastas. Ja vaid mõned päevad hiljem, 16 aprillil, jäi Kai tavaliselt aktiivne mobiiltelefon ootamatult tummaks. Ja sel päeval nähti ajakirjaniku lahkumas Abidjani kaubanduskeskuse parklast umbes kell 13:00. Ta läks sinna piirkonda pärast seda, kui sai vihje Elevandi luuranniku valitsuse korruptsiooniloo kohta ning sinna jõudes katkes tema jälg. Selle parklaga seotud sündmused on teadmata ning tema kadumise asjaolud on ebaselged. Kuid hilisemad uurimised tuvastasid, et viimane inimene, kes nägi ajakirjaniku elusana, oli Michel Legras, ärimees ja Elevandi luuranniku presidendi Laurent Gbagbo vend. Legras andis nimekirja Elevandi luuranniku kodanikest, kes võisid olla seotud Kai röövimisega. Järginenud kohtumenetlus ei viinud mingile tulemusele. Kai oli endiselt kadunud ja keegi ei teadnud kindlalt, mis tol päeval juhtus. Ja keegi pole temast sellest ajast peale enam midagi kuulnud ega teda näinud. Number 16. See oli 21. veebruaril 2005 esmaspäeval, kui Melbourne'i lennujaama sinises terminalis sai hirmutava ja salapärase juhtumi taust. Sel päeval vaevasid pearinglus, iivendus ja peavalud ainult seda terminali, mõjutades 57 inimest ja kutsudes esile kiire uurimise päästeteenistuste poolt. Media levitas gaasilekke ideed, väites, et just see põhjustas äkilised hingamisraskused ja seletamatud sümptomid. Kuid keemilised testid ei leidnud õhust mingeid gaasijälgi ning lekke kohta ei leitudki. Õhu kvaliteedi teste viidi läbi, kuid eksperdid ei leidnud õhust midagi, mis võiks seletada seda sümptomite äkilist teket. Esimesest ohvrist teatati kell 7:12 hommikul, kui uudisteagentuuri töötaja, kelle töökoht asub terminalis, kukkus kokku eskalaatorite juures. Ka teine sama uudisteagentuuri töötaja kukkus kokku sarnaste sümptomitega. Veidi pärast kella 9 hommikul tundis end halvasti naine, kes töötas American Expressi letis, mis asub 15 meetri kaugusel. Ja varsti pärast seda jäid haigeks ka 13 töötajad, kes töötasid selles letis. Selle pärastlõuna kella 2 teatati viimasest juhtumist. 57 kannatanust viidi 47 haiglasse ja ülejäänud 10 keeldusid abist. Kõik kannatanud paranesid täielikult, vaid mõned teatasid järgnevatel päevadel püsivatest sümptomitest. Kui õhuanalüüsid ja haiglauringud tulemusi ei andnud, hakkasid võimud otsima terminalis ühiseid kokkupuuteallikaid, sealhulgas toitu ja vett, kuid seoseid ei leitud. Uurimisel lõpuks omistati terminalis möllanud salapärane haigus klassikalisele massilisele psühhogeensele haigestumisele, ühisele luulule. Aga ohvrid vaidlevad sellele vastu. Number 15. 20-aastane Jason Ellis elas Indianapolises, Indianas, kus ta elas koos mõne oma keskkooliaegse sõbraga korteris C aadressil 9820 Willow Tree Lane. Umbes 4. detsembril 2006 sai Jason oma emalt Neatris Billingslilt raha, et vahetada oma auto radiaator välja. Umbes sel ajal olid sõbrad, kes temaga koos elasid linnast ära sõitnud. Kui nad tagasi tulid, oli Jason kadunud, kuid nad ei pööranud sellele eriti tähelepanu. Nad avastasid, et mõned tema asjad olid kadunud ja arvasid, et oli lahkunud.
Kuid mitu päeva hiljem hakkas tema ema muretsema, kui ta polnud pärast 4. temast midagi kuulnud ja andis tema kadumisest teada kohalikule politseijaoskonnale. Uurijad rääkisid korterikaaslastega, kes selgitasid, et arvasid, et oli lahkunud ja oma asjad kaasa võtnud, kuid tema auto oli endiselt korteri juures pargitud. Edasine uurimine näitas, et Jason polnud oma 2 viimast palka välja võtnud ja tema debetkaarti polnud kasutatud. Niatris sõitis Indianapolisisse, et rääkida politseinikega ja sattus seal olles peale ühele oma poja T-särgile, kuigi selle leidmise asjaolud on ebaselged. Korterit läbi otsides avastasid uurijad, et kadunud mehe tekk oli kadunud, mis andis alust arvata, et tegemist võis olla kuriteoga. Kuid korteris ei olnud mingeid märke võitlusest. Juhtum ei saanud meedias kajastust ning otsingurühmi ei moodustatud. Niatris jäi üksi prügikasti ja tiike läbi kammima, kuid jäi tühjade kätega. 2008 aastal võttis uurimise üle Indianapolis metropolitsei detektiiv Charles Gold, kes jälitas mitmeid vihjeid, kuid jäi samuti tühjade kätega. Juhtum on sellest ajast saadik jäänud lahendamata ning vastuseid on asendanud vaid teooriad. Jasonit kirjeldati kui afroameeriklasest meest, kelle pikkus on umbes 6 jalga ja kaal umbes 160 naela. Tal olid mustad juuksed ja pruunid silmad ning oli teada, et tal olid mõlemad kõrvad augustatud ja esihammasest tükk väljas. Tiivet tema kohta saab edastada Indianapolis Metropolitan Police'ile numbril 317 413 7440. Number 14. 2007. aasta lõpus märkas Google kummalist anomaaliat. 2007 aasta Google'i hüppeanomaalia ei piirdunud vaid mõne üksiku sõnaga. Selle asemel toimus märkimisväärne tõus Google'i otsingutes peaaegu iga ettekujutatava päringu puhul. Otsingute tulva ei saanud siiski omistada ainult inimestele. Levis laialdane teooria, et see hüpe võis olla tehnoloogiline probleem, omamoodi tõrge, mis viis peaaegu iga võimaliku kes, mis ja millal otsimiseni. Tegelikult inimeste tehtud päringud keskendusid algse iPhone'i turule toomisele, kuulsuste kultuurile ning populaarsetele filmidele või telesaadetele, mis viitas sellele, et hüpe oli tehnoloogiline viga. Kuid mõned usuvad, et see salapärane viga oli mõne pahatahtliku isiku või organisatsiooni töö. Üks parimaid oletusi selles olukorras on, et keegi, võib-olla isegi konkurent, üritas murda Google'i otsingu algoritmi, mis viis mitte inimlikult suure päringute arvuni. Eksperdid ei saa siiski kindlad olla, mis selle põhjustas. See sündmus oli lihtsalt kummaline ja murettekitav, kuna Google on juhtiv otsingumootor, mis hoiab miljardite kasutajate isikuandmeid. Number 13. Stephen Cooper sündis 1961 aastal ja oli endine territoriaalarmee ohvitser, kes elas Huddersfieldi Coldgaari piirkonnas West Yorkshire'is. Tal on partner, kellega tal on üks laps ja tal diagnoositi haruldane geneetiline haigus nimega Marfani sündroom. See haigus muutis Steveni jaoks kõndimise raskeks ja ta kasutas mõnikord kõndimiskeppi. See oli 21. jaanuaril 2008 Steveni 47. sünnipäeval, kui ta kadus seletamatult. Arvatakse, et ta lahkus oma Coldgaari kodust umbes kell 3:40 vara hommikul, jättes maha oma telefoni, passi ja pangakaardid. Ta ei jätnud oma partnerile ega lapsele ühtegi kirja ja sõitis minema oma sinise Ford Focusega. Seda sõidukit nähti hiljem samal päeval sõitmas põhjasuunas mööda A1 maanteed Londonist Edinburghi poole. See avastati nädal hiljem kruusateed Kingussi ja Spinbridge'i vahel Šoti Mägismaa lähedal. Stephani kohta ei leitud sõiduki sees ega selle ümbruses ühtegi jälge. Fordis oli vaid üks tõend ja selleks oli kviitung Morrisoni poest Greenockis. See paberitükk oli ajatempli järgi märgitud kadumise päevale kell 9:48 hommikul. Siul oli kirjas 2 karastusjooki, 2 muffinit, 2 eelpakendatud võileiba ja 1 pudel viskit. Kõik esemed peale ühe olid autos olemas. Viski pudel puudus nimekirjast ja seda pole kunagi leitud. Kuid papptoru, milles see oli, jäi maha. Pole teada, kas Steven ostis need esemed, sest tal polnud raha kaasas, kuid tema pangakaardid jäid koju ja pole teada, et oleks sularaha kaasas kandnud. Pere ja sõbrad usuvad, et keegi võib tema kadumise kohta rohkem teada. Pärast sõiduki leidmist viidi piirkonnas läbi ulatuslik otsing, milles kasutati otsingukoeri, mäepäästemeeskondi ja helikoptereid, kuid temast ei leitud ühtegi jälge ning Steven on tänaseni kadunud.
Temast on levitatud vanendatud pilti lootuses, et keegi tunneb ta ära ning teavet selle kadunud isiku kohta saab edastada heategevusorganisatsioonile kadunud inimesed numbril 1 116 000. Number 12. 2009 aasta detsembris ilmus Norra taevas kummaline nähtus, mis tekitas nii kohalikes elanikes kui ka teadlastes hirmu ja huvi. See oli varastel hommikutundidel, kui Norra spiraalanomaalia aset leidis. Seda oli näha ka Rootsist ning nähtust pildistati piirkonnast. Anomaalia ilmus erksa sinise valgusena, mis tõusis taevasse ja vaid mõne sekundiga nägid pealtvaatajad, kuidas hiiglaslik spiraal hakkas keskelt väljapoole lahti rulluma nende silme ees. Kui spiraal oli täielikult lahti rullunud, väidavad tunnistajad, et keskelt kiirgas rohekas sinine valgus, mis püsis seal 2 minutit, muutudes iga hetkega heledamaks, kuni kadus täielikult. Mitmete teadete kohaselt nägi sisemine objekt välja nagu hiiglaslik tulekera, mis tiirles ja moodustas suuri ringe, mis laienesid väljapoole. Pildid ja videod levisid internetis kulutulena, millega kaasnesid spekulatsioonid, et see seletamatu nähtus oli tee alternatiivsesse dimensiooni. Kuna sündmusele puudus otsene teaduslik seletus, tegid pealtvaatajad ise järeldusi. Mõned tõmbasid paralleele Norra spiraalanomaalia ja projekti Bluebeam vahel, samas kui teised pakkusid seost suure hadronite põrgutiga. Kummalisel kombel oli 6 aega varem toimunud vähem tähelepanuväärne sündmus, samuti Norras. Hoolimata kõigist teooriatest ja vaidlusalustest seletustest ei suudetud anomaalia täpseid põhjuseid kindlaks teha. Number 11. Jonathan Jacob Gross Cibolo, Texase elanik, oli 30-aastane, kui ta kadus 8. oktoobril 2010. Sel päeval lahkus ta Cibolo piirkonnast, et minna tööle Converse'i, mis asub 8 miili kaugusel. Viimati nähti teda lahkumas piirkonnast oma musta 1986 aasta Chevy Caprice universaalautoga. Jonathan ei jõudnud kunagi tööle ning see päev jäi viimaseks, mil keegi teda nägi või temast kuulis. Päev hiljem leiti universaalauto hüljatuna New Braunfels, Texases. See oli jäetud aadressile 1400 Loop 337 Guadalupe jõe lähedal maanteel 46. Kummalisel kombel olid kõik uksed lukus ja autovõtmed jäetud sisse. Nendega koos oli ka arusaamatu märkus, mis viitas määratlemata valedele ja nõudis, et tundmatu isik räägiks tõtt. Uurijad leidsid ka tühja relvakohvri. Hiljem viisid politseinikud ja koerteenistuse üksused piirkonnas läbi otsingu, kuid ühtegi jälge ei leitud. Pärast tema kadumist ei ole tema ühelgi kontol olnud finantstegevust. Tema perekond ja sõbrad usuvad, et tema jaoks oli ebatavaline kaduda ilma nendega ühendust võtmata ning ta poleks ka vabatahtlikult oma tütart maha jätnud. Kui teda viimati nähti, kandis ta sinist lühikeste varrukatega nööbitavat särki, oliivirohelisi cargo lühikesi pükse ja beige madala säärega kingi. Tal on ka James Avery hõbedast riist. Tevet tema asukoha kohta võib edastada New Braunfelsi politsei osakonnale numbril 830 221 number 10. See oli 2011 aastal, kui üks ajaloos suurimaid andmeleketest haaras maailma ja on tänaseni kättemaksuta. 20. aprillist kuni 14. maini toimus PlayStationi võrgus katkestus, mis oli põhjustatud välisest sissetungist Sony võrku ja Curiosity teenustesse. Andmeleke kompromiteeris 77 miljonit kontot, mille isikuandmetele pääsesid ligi tundmatud isikud. Sündmus mõjutas PlayStation 3 kasutajaid ja PlayStation Portable mängijaid. Rünnak toimus 17. ja 19. aprilli vahel, sundides Sonyd alates 20. kuupäevast PlayStation Networki deaktiveerima. Sony tunnistas, et kasutajate andmed ei olnud sissetungi ajal krüpteeritud. Ainult krediitkaardi andmed olid krüpteeritud. Häkkerid pääsesid siiski ligi isikustatavatele andmetele, sealhulgas kasutajanimedele, paroolidele, koduaadressidele ja e-posti aadressidele. Siiski hoiatas Sony kasutajaid nädal hiljem, et nad kontrolliksid oma panga väljavõtteid, viidates sellele, et krediitkaardi andmed võisid olla ohustatud. Kasutajatele hüvitati hiljem võrgu kaudu toimunud sissetung, kuid saladuseks jäi, kes oli ajaloo suurima häkki ja seni pikima PlayStationi võrgukatkestuse taga. Sellest ajast alates on teginud mitu teooriat, mis nimetavad võimalikke kahtlusaluseid alates juhuslikest meelelahutushäkkeritest kuni Anonymousini. Selles sündmuse taga olnud isik või grupp oli kahtlemata professionaal.
Nende häkk oli mitte ainult suuremahuline, vaid nad ei jätnud ka oma teo kohta ühtegi jälge, jättes PlayStation Networki häki lahendamata mõistatuseks. 9. 2012 aastal elas 36-aastane Lee Steven Ox Leadvilles, Colorados, kus ta töötas ka ehituses. Lee minevik on turmeline, kuna Arapaho maakond on tema vastu välja andnud 2 kuriteokahtlustuse orderit. Ta kandis karistust Sullivani kinnipidamisasutuses ja oli range järelevalve all tingimisi vabastatud, mis nõudis temalt igal hommikul telefonikõne tegemist ja jalavõru kandmist. Väidetavalt oli Lil vägivaldseid kalduvusi ning ta võtab iga päev ravimeid, kuid pole avalikult teada, milleks need mõeldud on. See oli 29. oktoobril 2012, kui Lee kadus. Ta oli ehitusplatsil Climaxi kaevanduse lähedal Leadville'ist põhja pool, kus teda viimati nähti. Ta lahkus näiliselt piirkonnast oma sõidukiga. Võimud said tema kadumisest teada juba järgmisel päeval, kui ta ei andnud oma kriminaalhooldusametnikule teada. Kuid alles 2 nädalat hiljem ilmus esimene vihje. Vihje tuli pärast seda, kui leiti Lee sõiduk, mis oli koos temaga kadunud. See leiti Juliatuna Methodist Mountain, Salinas, Colorado, County Road 110 lõpus. Sõidukist leiti tema mobiiltelefon, rahakott ja igapäevased ravilid. Uurijad ei leidnud sõidukist ega selle ümbrusest mingeid kuriteo tunnuseid. Samuti ei leidnud nad midagi, mis oleks viinud neid Lee Oxi asukoha jälile. Mitmed aastad on möödunud tema kadumisest ja võimud ei ole selles juhtumis välistanud mõrva võimalust. Lee on kirjeldatud kui blondide juuste ja siniste silmadega meest. Ta on 5 jalga pikk ja kaalub umbes 195 naela. Tal on mitu tätoveeringut vasakul käsivarrel ning teabe võib edastada detektiividele numbril 719 535 172, number 8. Coyote Ores, Lona San Jose's Coyote, California piiri asub PG ja E-Metcalfi ülekandeala jaam. Suur elektrirajatis, mis varustab Silicon Valley kodusid ja ettevõtteid elektriga. 16. aprillil 2013 sattus see alajaam endiselt lahendamata mõistatuse keskmesse, mis põhjustas ulatuslikke kahjustusi ja tekitas avalikkuses hirmu, jättes inimesed mõtlema, kas see oli vaid esimene mitmest järjest süvenevast sündmusest. Just sel päeval kõnvas Metcalfi snaiperirünnak Californias kaost. See algas kell 12:58 öösel, kui tundmatud isikud hiilisid varjudesse, liikudes AT&T fiiberoptiliste sidekaablite suunas. Need lõikasid kaablid läbi San Jose lähedal USA maantee 101 ääres, tähistades suure rünnaku algust. Kell 1:31 suunasid valvekaamerad end alajaama ümbritsevat raataia poole ja salvestasid valgusvihku, mida peeti taskulambi omaks. Valgusvihule järgnesid kiiresti kuulide sädemeid, mis tabasid aeda, käivitades alarmi ja liikumisandurid. Mõni minut hiljem sai Santa Clara maakonna šerifi osakond kõne insenerilt, kes viibis jaama lähedal ja teatas, et kuulis piirkonnas relvatuld. Annes kell 3:15 öösel saadi aru, kust need valjud paugud tegelikult tulid. Sel ajal saabus PG&E töötaja ja avastas Metcalfi jaamas ulatuslikud kahjustused. Esimene trafopank, mis oli nüüd moondunud, lekkis 52 000 gallonit õli. Kui võimud samal päeval sündmuskohale jõudsid, leiti sealt padrunikestad ning kohe oli selge, et rünnak oli professionaalselt korraldatud. Sõjaväeeksperdid märkisid, et tühjadel sõjaväeklassi padrunikestadel puudusid sõrmejäljed. 17 trafot said kahjustada ning nende parandamiseks kulus $15 miljonit. Järgnenud elektrikatkestus sundis elektrit ümber suunama, jättes mõned linnaosad täielikult vooluta. Hoolimata sellest, et vastutavate isikute tabamise ja süüdimõistmise eest pakuti preemiat, süüdlasi ei tuvastatud kunagi ja Metcalfi snaiperirünnak on siiani lahendamata. Number 7. Christy Lynn Richardson sündis aastal 1952 ja aastal 1972 abiellus ta oma keskkooliaegse kallima Ronald Richardsoniga. Paar kasvatas koos 2 last Casperis, Wyomingi osariigis. 2013 aastal suri Ronald, jättes Christy üksi juhtima nende Richardsoni veofirmad, mis asus West Yellowstone Highway 6800 majanumbrite piirkonnas. 2014 aasta pärast oma abikaasa surma kadus Christy, kes oli siis 61 aastane. Selle aasta 6. oktoobril nähti Christyt viimati tema kodus 24. tänaval umbes kell 19:45 õhtul. Järgmisel hommikul tundsid töökaaslased, et midagi on valesti.
Christie ei ilmunud järgmisel päeval tööle ja töökaaslased teavitasid sellest kohe tema perekonda. Tema tütar Amber koos oma abikaasa Peteiga suundasid Richardsonite koju ja avastasid, et Christie's auto oli endiselt seal, see oli ikka veel garaažis. Pärast lühikest maja läbiotsimist helistas Amber politseisse. Kadunud naise kodu oli lukus ja ükski sõidukitest ei puudunud. Tema mobiiltelefon oli endiselt voodil ja käekott, milles oli $700, oli köögiletil. Kuid garaažiukse puit, mis tavaliselt oli tema käekotis, oli kadunud ning tema voodilinu katsid plekid vedelikust, mis meenutas kehavedelikku, kuid kunagi ei kinnitatud, mis see täpselt oli. Urigid paigutavad tema kadumise ajavahemikku kella 19:45 ja 23:30 vahel. Telefonikõnede andmed näitasid, et ta võttis vastu tavapärase kõne vahetult enne kella 8 õhtul. Ja järgmisele kõnele kell 23:00 ei vastatud. Ettevõtte finantsandmeid uurides leidsid uurijad armastuskirjad, mille üks töötajatest oli talle saatnud. Kuigi temaga oli sellest juba räägitud, ei lakanud kirjad tulemast. Töötaja Bud Boyles oli vaid mõned päevad varem ettevõttest lahkunud. Teda küsitleti mitu korda ja ametnikud tuvastasid tema telefonikõnede põhjal, et ta polnud kadumise õhtul enne kella 20:00 piirkonnas. Tema edasine asukoht on teadmata. Teda on kirjeldatud kui hallikas kastanpruunide juuste ja pruunide silmadega naist. Ta oli 5 jalga 4 tolli pikk, kaalus umbes 115 naela ning teda nähti viimati kandmas kapripükse, ühevärvilist särki ja madalaid kingi. Teab võib edastada Caspari politseiosakonnale numbril 307 235 8202, number 6. Aastatel 2014 kuni 2015 väitsid 5 sõltumatut mereväepilooti, et nad nägid kummalisi, tuvastamatuid objekte, kui nad osalesid treeningmanöövrites Virginiast Floridani lennukikandjal Theodore Roosevelt. Mereve piloodid andsid intervjuu ajalehele New York Times, mis kajastas nende ütlusi väga üksikasjalikult, tuues esile sarnasused iga vaatluse vahel. Intervjuud avaldati alles 2019. aasta mais. Teadete kohaselt olid hävitajapiloodid näinud objekte, millel polnud nähtavaid mootoreid ega reaktiivjugasid. Väidetavalt saavutasid need objektid ka hüpersoolilisi kiirusi ja suutsid lennata ebatavalistel kõrgustel. Üks objektidest olevat hõljunud 30 000 jala kõrgusel merepinnast. See suutis sooritada kiireid kiirendusi, mis oleksid inimlenduri jaoks surmavad. Lieutenant Ryan Graves teatas, et need asjad olid õhuruumis terve päeva. Ühel pärastlõunal baasinaastes kohtas Graves teist pilooti, kes näis olevat šokis. Ta selgitas, et tema ja tema tiivapiloot lendasid tandemis, kui miski tuli nende vahele. Ta kirjeldas objekti kui toru ümbritsevat sfääri, kirjeldusega, millega kõik küsitletud piloodid nõustusid. Kokkupuuted ei piirdunud ainult nende 5 mehega. Oli mitu dokumenteeritud juhtumid, mis viisid mereväe juhiste uuendamiseni. Pressisendaja Josep Gratischer teatas vaatluste arvu kasvust ja ütles, et nad ei tea, kes nende objektide taga on või mis need on. Neil polnud piisavalt andmeid, et nähtust jälgida ja sissetungile lõpp teha. Nende kohtumiste toimumise ajal spekuleerisid mitmed piloodid, et tegemist võib olla kõrgelt salastatud arenenud drooniprogrammiga, kuid ükski ettevõte ega luureagentuur ei võtnud kunagi vastutust. Õhunähtus jätkus ilma selgete vastusteta, mis need objektid olid või kust nad pärinesid. Number 5. Blackley. Oregoni elanik Sanford David Rice oli 2016 aastal 75 aastane. Vaatamata oma vanusele nautis ta aeg-ajalt matkamist kogenud matkajana ning teda peeti füüsiliselt ja vaimselt heas vormis olevaks. Selle aasta 23. juunil läks Sanford ühele neist lühikestest retkedest, kuid ta ei jõudnud enam koju tagasi. Pärast lahkumist oma Blackley kodust ei kuulnud keegi temast enam kunagi. Sanford oli läinud matkama Marion Lake'i piirkonda, mis asub maantee 22 ääres. Mitmed teised matkajad olid teda selles piirkonnas Marion Lake'i lähedal näinud, kuid mees ei suutnud oma reisilt koju naasta. Tema sõiduk leiti kohe hüljatuna Marion Trailheadi juures, kus ametnikud leidsid tema sisenemiskviitungid. Kviitungid näitasid, et Sanford kavatses seal veeta vaid 1 päeva ning tal oli piisavalt varusid selleks ajaks. Ranger Eid ja politseiametnikud ühendasid jõud, et läbi viia ulatuslik otsing piirkonnas. Ei leitud ühtegi vihjet selle kohta, kuhu mees võis kaduda, ega ka ühtegi märki sellest, mis tol päeval seal juhtus. Perekond ja sõbrad kinnitavad, et ta oli kogenud matkahuviline ning nad ei usu, et tegemist oli matkaõnnetusega.
Hoolimata otsingutest ei leitud Sanfordit kunagi üles ja teda pole sellest ajast saadik nähtud. Kui ta kadus, kandis ta valget särki ja lühikesi pükse ning tal oli kaasas nöörkott. Teda on kirjeldatud kui hallide juuste ja siniste silmadega meest, kes on 5 jalga, 6 tolli pikk ja kaalub umbes 160 naela. Sel ajal oli tal habe ning teabe saab edastada Lenni maakonna šerifi büroosse numbril 541 967 3950, kasutades juhtumi numbrit 1 610 471. Number 4. 2017 aasta veebruari ja märtsi vahel märkasid Redditi kasutajad kummalist kontot, mis näis viitavat millelegi süngele ja varjatule. Juhuslike ja populaarsete teemade all postitas konto Futsita Giken 001 vigases inglise keeles sõnumeid, millest mõned olid identsed teiste kommentaaridega, mida nad olid kirjutanud erinevate teemade all. Üks korduvamaid sõnumeid, mille Redditi kasutajad leidsid, oli fraas: "Mul on tõsine inimõiguste probleem Futsita Giken Tais. Palun aidake mind." Natuke uurides avastasid internetikasutajad Tais asuva tehase nimega Futsita Giken, mis on spetsialiseerunud spetsiaalsete värvide, tööriistade, kinnituste ja šabloonide tootmisele. Ühes varjate kommentaaris kasutas kasutaja terminit võimu ahistamine. Lause oli kirjutatud jaapani keeles ning seda väljendit kasutatakse riigis sageli töökohal toimuva väärkohtlemise kohta. Antud juhul spekuleerisid paljud, et isik oli sunnitöö ohver ning see oli tema katse abi paluda. Mitmed Redditi kogukonnad, sealhulgas RBI, uurisid seda kontot ja võtsid isegi tehasega ühendust, kuid nad ei saanud vastuseid. Ei suudetud kindlaks teha, kas konto oli ehtne, ohvri meeleheitlik abipalve või lihtsalt internetipettus. Kuu aega hiljem jäi konto vaikseks ja keegi ei tea, kas nad päästeti kunagi oma katsumustest. Number calm. Basil Tolson Jr. on pärit Hazel Greenist, Kentuckist ja oli 32-aastane, kui ta kadus 2018. aasta juunis. Viimati võttis ta oma perega ühendust 2. juunil Trinidadist, Californiast. Väidetavalt ütles ta neile, et töötab kanepifarmis Trinidadi piirkonnas. Pärast seda vestlust ei ole nad temast enam midagi kuulnud. Teati, et ta käis sageli Arcata Plazal, Kane teel ja Orekis, Redwoodi, Rockfalls ja looduspargi lähedal. Kui pere ja sõbrad ei kuulnud temast järgnematel nädalatel midagi, andsid nad temast teada kui kadunud isikust Humboldti maakonna šerifi büroole, mis teatas, et vihjete põhjal oli ta viibinud Freshwateri laguuni piirkonnas. Freshwateri lagoon asub Oreki ja Trinidadi vahel, Redwood Creeki suudmes. Hoolimata piirkonna otsingutest ei leitud temast ühtegi jälge. Basil Tolsoni perekond jätkab teabe küsimist sotsiaalmeedia kaudu ning postitab uuendusi, vihjeid ja aastapäeva sõnumeid Facebooki gruppi Leidke pääsin Tolson. Kadu jääb tänaseni lahendamata. Basilit on kirjeldatud kui sarapupruunide silmade ja pruunide juustega meest. Ta on 6 jalga pikk ja kaalub umbes 180 naela. Tiivet võib edastada Humboldti maakonna šerifi büroole numbril 707 445 7251. Number 2. Lääneosas Lõuna-Tiburoni poolsaarel asuv Grand Anse departement on üks Haiti 10 departemangust. Kui 14. aprillil 2019 seostus Grand Anse põneva müsteeriumiga, saades üheks mitmest paigast maailmas, kus kogeti seletamatuid helisid. Just sel pühapäeval kella 3 ja 4 vahel kajas Grand Anse'i tänavatel tohutu, kehatuna tunduv müra. Elanikud kirjeldasid seda kui suurt plahvatust ja alguses ei olnud nad eriti mures, arvates, et sellel peab olema ilmne põhjus, kuid neid tabas äkiline hirm, kui selgus, et võimud ei suutnud müraallikat tuvastada ega selle põhjust selgitada. Mõned pakkusid, et tegemist oli vulkaani ärkamisega, kuid selles piirkonnas ei olnud teadaolevalt ühtegi vulkaani. Ainult 2 vulkaani olid uinunud olekus ja asusid mõjutatud alast kaugele eemal. Geoloogia ja vulkaanilise tegevuse eksperdid lükkasid ümber idee, et Grand Anse departemangu plahvatuse põhjustas maavärin või vulkaan ning pakkusid selle asemel hüpoteesi, et tegemist oli meteoriidiga, mis plahvatas atmosfääris ja tabas maapinda. Kuid kokkupõrke kohta ei leitud kunagi. Pärast seda kummalist sündmust ja lühikest uurimist ei mainitud seda müsteeriumi enam kunagi. See eksisteerib vaid mõnes artiklis, lühikestes seletustes ja veelgi lühemates teooriates.
2 päeva pärast plavatust ja 6 tunni kaugusel Grand Anse'ist teatati maavärinast, mille tugevus oli 3,8 Richteri skaalal. Kunagi ei kinnitatud, kas nende vahel oli seos, kuid nii salapärane plahvatus kui ka maavärin hoidsid kogukonda kõrgendatud valvsuses. Number 8. Amanda Nicole Town sündis 1992 aastal Ruth Annile. Väidetavalt oli tal keeruline minevik ning ta kolis sugulastega ühest majast teise Fellsmere'is, Floridas. 2020 aastal töötas 27-aastane naine baarmeni ja ettekandjana, kuid märtsiks oli ta oma töökoha kaotanud. 2. märtsil ilmus ta oma tädi elukohta aadressil 13499 tänav Fellsmere'is. Kui ta saabus, oli kell 3 öösel ja tema tädi ning tädi abikaasa magasid. Ta rääkis oma vanima pojaga ja ütles talle, et nad lähevad jalgsi tagasi tema poissõbra majja, mis asub North Hickory tänaval poole miili kaugusel. Amanda ei jõudnud sel ööl oma poissõbra koju ja see jäi viimaseks korraks, kui tema sõbrad ja perekond temast kuulsid. 3 päeva hiljem esitasid sugulased kadunud isiku kohta avalduse Indian Riveri maakonna šerifi büroosse, kui neil ei õnnestunud temaga ühendust saada. Sellest ajast alates pole tema pangakontol, telefonis ega sotsiaalmeedias mingit tegevust olnud. Võimud leidsid isiklikke esemeid, mis nende arvates kuulusid kadunud naisele. Esemed jäeti maha 141. avenüün CC54 kanali lähedal, mis asub tema tädi kodust 2 miili kaugusel. 4 päeva hiljem viisid uurijad piirkonnas läbi maja läbiotsimismääruse alusel. Sinine GMC Sierra Pickup koos teiste esemetega leiti kinnistult ja see kanti üles kui võimalik huvipakkuv ese, mis võib olla seotud kadumisega. Amanda Taunsi juhtumis kahtlustatakse kuritegu ning uurimine jätkub. Kõik vihjed võib edastada Indian Riveri maakonna šerifi büroole numbril 722 569 670 00. Suur aitäh teile vaatamast! Kui sulle see video meeldis, vajuta kindlasti meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajutada teavituste kella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Aga minu nimi on Top 5 tundmatut ja kohtume teiega järgmises videos.